Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja tutvustan teile nüüd võimalusi, kuidas luua videokõnet Google Meet rakendusega. Mul on praegu siin esilehel näha see Google Meet, see võimaldab siis teha videokõnesid ja esimene asi näitan siis seda, kuidas seda kõnet luua saab. Neid võimalusi on palju. Üks variant, ma olen oma postkastis ja kui te vaatate, siis siin paremal pool, kus on siis mail ja chat, on ka selline koht nagu Meet. Kui ma selle peale klõpsan, siis mind viiaksegi sellisele lehele, kus on siis näha, et mul on võimalik teha uus koosolek või liituda koosolekuga. Teine variant, ma lähen uuesti postkasti tagasi, on see, et ma lähen siia ruudiku peale ja valin siit Meeti, nii, ja mul on võimalik luua uus koosolek või liituda koosolekuga. Ja kolmas variant on postkastis, et tegelikult kui ma nüüd läheksin ka postkasti, nii, võtan jälle ruudiku lahti ja otsin üles siis siit endal, nii, võtame uuesti selle kalendri, siis kui ma loon mingisuguse sündmuse, näiteks, et mul on homme hommikul kell 9 kellegagi koosolek, see on isegi kõige kindlam variant, kui ma tahan planeerida, klõpsan siia selle peale, kirjutan näiteks koosolek Katiga ja valin siis siia selle, et ma tahan kasutada seda Google Meeti ja mul tekib kohe siis Google Meeti link. Ma võin ka Kati, kui Katil on meili aadress ta siia lisada ja vajutan siis save. Ja hiljem, kui ma siis lähen endal siia peale, siis mul on võimalik kohe siis join with Google Meet ja minna sinna. Nii et 3 võimalust. Aga nüüd ma võtan korraga siis kohe, et võtame ühest sellest, et teeme siit ühe uue koosoleku, et lähen uuesti postkasti, võtame siit Meeti pealt lihtsalt. Nii. Uus koosolek, klõpsan selle peale ja ma võin kas kohe saata kutse või kopeerida siit selle lingi või ma liitun kohe, ma praegu kedagi ei kutsu, ma lihtsalt näitan teile, liitu kohe. Nii, nüüd kõigepealt ta ütleb mulle, et mul ei ole kaamerat, kasutaja mikrofoni ja kaamerat, alati viisakas on, paneme luba saidi külastamise ajal, et ma luban seda. Mikrofon on mul, nii, kaamera läks tööle, nüüd on mind ilusti näha, ma saan vaadata, kas ma näen kõik korralik välja. Nii, mikrofon on ka. Ja nüüd, kui ma näen, et pilt on ja kõik on olemas, siis ma vajutan nupule liitu kohe. Ja ma lähen videokõnesse, siin ma pean alati jälgima, kui on palju inimesi, ma panen oma mikrofoni kinni. Kui on nüüd selline olukord, et näiteks ma liigun, ma teen seda telefoniga, siis ma võin ka kaamera kinni panna. Ja kui nüüd kõne on siis läbi, siis kõne lõpetamiseks on selline variant, et ma klõpsan sellele punasele nupule lahku kõnest. Ja nüüd on hästi oluline, kas ma lihtsalt lahkun kõnest, see tähendab, et teised saavad seal edasi toimetada või ma lõpetan kõne kõigi jaoks, et kui mina olen selle kõne looja, siis mina võin lõpetada kõne kõigi jaoks, aga kujutame ette, et teised tahavad veel rääkida, aga minul juba sai aeg täis, siis ma panen lihtsalt lahku kõnest ja ongi kõik. Nii et nii lihtne see selline kõne loomine on, aga tal on päris palju võimalusi siis, kus seda luua.